Kui minu kätte oleks jõudnud X autori käsikiri, mille esimest lõiku ma peaksin lugema ja niisuguse käsikiri on minu suunas liikunud mitmeid, siis juba esimest lõiku lugedes sain ma aru, et tegemist on kirjandusega selle kogemuse põhjal, mis mina olen, vist tohiks öelda, professionaalse lugejana saanud enda selgeks teha. Ja jutt on siis esimesest romaanist, Mart Kadastiku esimesest romaanist, romaani esimesest lõigust, kus oli kohe selge, et tegemist on andeka inimesega, andeka sõnaseadjaga ja seal siis kinnituseks avanesid järgmised asjaolud, mis signaliseerisid kirjanduse olemasolust. Ehk siis mingi olukorra verbaalne kujutamine nii, et see olukord ilmub teie ette pildina. Teiseks elavad tegelased, nende seesmine, oskus nende seesmist hingeelu, nende saatusi ja tahtmisi, ihasid, mõtteid vahendada. Ja kolmas muidugi lugu, mis on iga proosateose ja romaani kahtlemata üks olulisemaid loo jutustamise võime. Aga sinna juurde veel, ja millest me kohe näeme ka ilmselt rakendit uuest romaanist, oli sujuv, haakuv, lapidaarne dialoog, siis täpne, lühike, lõikav dialoogid, mida me kohtame teatris või repliikidena filmis. Edasi lugedes sain ma aru, et tegemist on paljude lugudega, kõik, mis omavahel põimuvad. Seal oli ajakirjaniku lugu, laulja lugu, miljonäri lugu, doktori lugu ja endise ajakirjaniku lugu. Kõik tüübid ka tõstetud teatud üldistuse astmele, omavahel tihedalt põimitud saatustega. Need on inimesed meie keskelt, kes on üldiselt siiamaani suhteliselt edukad olnud, kuid kelle hinge sügavustes pesitseb mingi teemon või kes siiski on alla jäänud millelegi ja ei saa nagu enam hakkama. Ja vaadake, see asjaolu, et need reepealsed inimesed, ma nimetan neid reepealseteks inimesteks, ühtäkki peavad kõrval jooksma oma ree, oma elu. See muidugi haaras kaasa. Esitlemisega teist romaani, mina ei tea, kas seal see romaanis algus on raamatu esitlemine või mitte, loogiline võib-olla isegi oleks oodata, et see oleks niimoodi. Küll, seda me saame teada. Aga selge on see, et seda romaani, nagu esimestki romaani, me kõik loeme eelarvamusega. Ja see eelarvamus haarab meid juba nimest, autori nimest. Ja loomulikult Mart Kadastik pidi kõvasti võitlema selle nimel, kas ta läheb kas ta läheb pseudonüümi, kirjaniku pseudonüümiga või ta läheb autori nimega. Jutt oli siin aususest, see oli hirmus heitlus, mida Kadastik läbi tegi ja lõpuks otsustas tulla välja oma kodaniku nimega ja ma arvan, et see oli õige. Kuid lisaks sellele ilmneb veel eelarvamuste hulka, tuleb arvestada ka meie oma kirjanduse lugemise kogemus, kontekst, aeg, kõik mängivad siin kaasa. Mida ma öelda tahan, on selles lõigus seda, et Kadastik on piiriületaja. Täielikult kõige puhtakujulisem piiriületaja. Lehekülg 23 esimesest romaanist me leiame ühe Henn Paaveli tunnistuse. Seal tsitaat, ühte Henn Paavel oskas ja tahtis kirjutada. Seda, et ta oskab kirjutada, tema alter ego või eestkõneleja või protagonist või autor, selles ei ole mingit kahtlust. Kuid et ta tahtis kirjutada, see tahe on märksa rohkem kui lihtsalt see, mida kirjastaja praegu ütles, meil on mustmiljon inimest, kes kõik tahavad kirjutada. Tegelikult on asi selles, te peate nii kaua vältima seda kirjutamist, nii kaua hoidma tahet tagasi ja vangis, kuni see ükskord ise teid murrab, kui te jääte oma tahtele alla
ja vaata, siis läheb pais lõhki, siis on pais üle ja siis on õige ajastus. Ja mulle tundub, et see oli nüüd see tänavune aasta, kus see Kadastik ületas oma Rubiko ja siit ma pean ütlema, et Mart Kadastikule tagasiteed enam ei ole. Nii, aga see kolmveerand või ütleme siis 2/3 tema elust või ma ei tea, no ma loodan talle pikki aastaid veel, aga see tema elu on kulgenud hoopis teistsuguse tähendab käe all. Tegemist on professionaalse ajakirjanikuga, õppejõuga, kes teab kõiki knippe ja oskusi, mis ajakirjandus ja meedia, nüüd juba räägime meediast, nõuab. Kuid sellel teel, mida ta täitis siis ajakirjanikuna täitnud, olid siiski mitmesugused ended, mis rääkisid tulevasest autorist. Ma ei kasuta teadlikult sõna kirjanik, ma pole seda enda kohta ka kunagi kasutanud, isegi visiitkaardi peale ei lase ma kirjutada writer, vaid ma tahan olla autor. Ja mulle hirmsasti meeldib see, et Kadastik, ka ükskord meie omavahelisel vestlus, ka tema tahab saada autoriks, olla autor. See on tänapäeval palju raskem, kui saada kirjanikuks, ma kinnitan teile seda. Ja nii 3 ennet ma ainult toon oma esinemise lõpetuseks. Need olid, esimene enne oli aastast 1973. Kadastikuga töötasime Tartu Ülikooli, Tartu Riikliku Ülikooli ajalehes. Praktikant Kadastik oli toimetaja Veidemanni juures praktikant. Oli õpetajate päev ja meil oli vaja õpetajate päeva materjali teha. Me jagasime ülesanded ära nii, et Kadastik läks Kaagvere tütarlaste eriinternaatkooli, kus ta tagasi tulles teatas, et ta peaaegu taeti ära vägistada. Mina läksin Sindi erikutsekooli, kus olid need üleannetud poisid. See oli sama juhtum. Võimalus oleks olnud. Mulle tundub, et see asjaolu, et me niisuguse tohutu tormi ja tungiga olime valmis minema teatud elu põhjakihi või ütleme niisuguse väga kriitilise olukorda Kadastiku puhul vähemasti ilmutab see seda, et ta on tohutu palju eksperimenteerijat ja katsetajat ja ta ei karda minna siis selle elu rammusasse keskkonda. Nii, see on üks teine eeldus, mida ma nägin 1979. aastal. Oli 35 kraadi külma ja me olime, Kadastik oli edasi toimetaja või oli osakonnatajataja, ma ei tea, see pole ka tähtis, aga lepikist on siin Kadastik ise mina, me jooksime, Kadastik lavastas kohutava ringi jooksu ja mingisuguse erakordselt erootilise tantsu, mida me seal üksteise vahel harrastasime, et saada sooja. 35 kraadi, kõik radikad oli lõhki külmunud. Sealt ma lugesin välja selle, kuidas ma hiljem veendunud olin. Kadastik on suur lavastaja. Täna me natuke näeme seda. Nii et see lavastamisoskus, nagu ta siin lavastab muidugi seda raamatu esitlust. Ja viimane, 3. on see, et ja mis kuulub asja juurde, et on mingisugune saladus, mingi kompleks, mingi äng, mingi sügavus, milleni me ei pääse. Ja see on hea, sest see sublimeerub sõnaks, kujundiks, uuteks lugudeks, uueks tahtmiseks. Jõudu sulle.